kuulda. Enne oli mingi tehniline teema, kus meil mõlemad mikrofonid töötasid, kuigi vist üks oli mute peal ja teine ei olnud ja siis mina seal maas sain ka midagi rääkida, aga see ei olnud väga huvitav. Ühesõnaga tere, mina olen Erki, mina olen sellisest ettevõttest nagu Smiley. Vist eelmine aasta käisin Tartus ka rääkimas natuke teisel teemal, seekord natukene lihtsamalt. Meie saadame massposti päris palju, umbes 100 miljonit kirja kuus. Eestis, Lätis, Leedus, Soomes. Hiljuti käisime Lissabonis Websummitil, tahaks väga väljapoole laieneda, kuna Eesti turg on hirmus pisike ja ilmselt te teate seda isegi, et kõik asjad tuleb ise põlve otsas leiutada ja ütleme, see maht on nagu väga väike, et mastaabi efekti on raske saavutada. Minu kogemus on umbes 10 aastat, olen tegelenud selles valdkonnas. Meil on circa 10 000 kasutajakontot, kes saadavad üle 100 uudiskirja päevas, et natuke ma nagu tean. Enamus teevad seda enam-vähem ühtemoodi ja kindlasti kõik te olete saanud uudiskirju. Ma arvan, et turundajatena ka saadate uudiskirju. On keegi siin saalis, kes täna seda veel ei tee? Okei. 10%, ma arvan, umbes. Ühesõnaga, tänane teema on e-äri. E-äri tulevik on kõikide meie ettevõtmiste tulevik eeldatavasti. Kui sa seda täna ei tee, siis sinu konkurent kindlasti mõtleb selle peale, kuna e-äri on skaleeritav. Seda on jube lihtne väljapoole müüa, seda on jube lihtne kasvatada lihtsalt serverid juurde ostes. See töötab 24/7 ja aitab kulusid kokku hoida ja minult on viimasel ajal jube palju küsitud, et kas meiliturundus on surnud. Et ma ei tea, spämm ja GDPR ja kõik need teemad, et milleks? Facebookid ja kõik muud asjad ju toimivad samamoodi ja neid kanaleid on mustmiljon, et ma arvan, et ei ole surnud, sellepärast et e-mail on tegelikult ainuke kanal, mis on üks-ühele personaalne. Ma saan pöörduda sinu poole isiklikult ja tegelikult nagu üsna täpselt, nii palju, kui ma sinu kohta andmeid tean. Ja see on ka ainuke kanal, mis on siis sama ajal üks-ühele mõõdetav. Ehk siis ma näen, kas sa said selle kirja kätte, kas sa sind huvitas, kas sa klikkisid seal mingisuguse asja peale, kas sa läksid edasi. Ja siis, kas sa sooritasid ostu, kas sa tulid mulle kliendiks, kas sa tulid mulle üritusele. Et Facebook ja Google ja kõik need on ka kindlasti väga olulised. Täna on kindlasti nendest räägitud ja võib-olla räägitakse veel. Aga miks ma ütlen, et meil on üks asi, mida kindlasti ei saa ära unustada, on sellepärast, et Facebook ja Google on sinu omad. Meililist on sinu oma ja seda ei saa sul keegi ära võtta. Kui sulle see provider ei sobi, siis sa lähed kuskile teise kohta, sa saad sellele listile saatmist jätkata. Teiseks on tohutult soodne. Facebook, Google lähevad järjest kallimaks. Jube põnev näide, mida ma hiljuti lugesin, on see, et Booking.com, sellest oli siin korra juttu ka. Nende eelmise kvartali turunduseelarve oli $1,3 miljardit ja sellest umbes 1 miljard läks Google Adside peale. Samas on Google Booking.comi kõige suurem konkurent, sellepärast et otsingu tulemustesse sisestades mingisugust, ma ei tea, flights from Tallinn või mis iganes, parklad siin Tallinn, siis Google pakub ka enda teenuseid ja ta pakub ka konkurentide teenuseid. Ehk siis Booking peabki jääma sellesse auku maksma, kuigi see töötab tal hästi. See on nagu uute klientide saamiseks kindlasti väga oluline koht. Aga mina arvan, et olemasolevat müüki on ikkagi kõige parem teha meili teel. Selles mõttes, et see list on sul olemas, sellest sa ei pea maksma $1 miljard kvartalis ja see on nagu lihtne. Muid valikuid on veel mustmiljon, igasugused Snapchatid ja mis iganes muud asjad. Kuna meil on see turg nii tilluke, siis ilmselt igale poole ei jõua keskenduda. Strateegia võiks olla selline, et sa võtad ühe või mingid olulisemad kanalid, keskendud nendele täie jõuga ja paned need tööle. Okei, ühesõnaga oleme kokku leppinud, et meili saatmine on oluline. Kuidas seda siis teha? Minu soovitus on, et aadresse tuleks hakata koguma esimesest päevast või siis veel varem. Kui ei ole veel teenust, vähemalt hakka koguma võimalikke prospekte, kes võiksid tulla tulevikus sinu teenuse või toote tarbijaks.
GDPR on tähtis teema. GDPR-iga on see, et füüsiline isik, tema käest küsi alati luba, kas ma tohin sulle saata. Parem on küsida seda luba, kui kasutada seda õigustatud huvipunkti, kus sa oled minu käest varem ostnud, ma saadan sulle edaspidi ka. See on selline hall ala, see võib töötada, võib mitte töötada. Kui inimene annab sulle vabatahtlikult oma andmed, siis see töötab oluliselt paremini. Business to business, seal GDPR ei kehti, aga endiselt common sense, kui ma saadan ikkagi kõikidele äriregistri kontaktidele üks nädal, et osta minu käest küttepuid ja teine nädal, et osta minu käest raamatupidamisteenuseid, siis paratamatult see kanal pannakse varsti kinni, et see ka ei tööta. Kui meiliaadresside kogumine juba toimub, siis väga oluline asi oleks hakata kohe segmenteerima. Masspost selles mõttes enam ei tööta, et te isegi näete, tuleb mingisugune uudiskiri, eile tuli ka, ma ei viitsi seda lugeda, ma panen selle kohe ära kuskile. Kui vajutan report spam, ma ei viitsi seda üldse vaadata, et lasta siis olla mu silmad eest ära. Segmenteerimine vähemalt keele järgi töötab oluliselt paremini. Venekeelsed lugejad avavad kirju 2 korda tõenäolisemalt kui eestikeelsed lugejad. Või siis piirkonna järgi, või siis kaupluse järgi. Kuidagi mingit infot, mida te olete oma inimeste käest küsinud, jällegi GDPR, ehk siis te peate teadma, mida te küsite ja milleks, see peab olema inimesele arusaadav. Aga kui teil on see olemas, siis kasutage seda enda hüveks. Ehk siis seda on võimalik sihtimisel täpsemalt rakendada. Ja minu soovitus on, ma istun muidugi oma tooli peal siin, aga lihtsad tööriistad on paremad kui keerulised. Selles mõttes, et te olete kõik turundajad, teie töö on oma ettevõtte või toote või teenuse turundamine. Te oskate ilmselt Excelit ja Outlooki ja mingit muud asja veel, aga selleks, et õppida selgeks kõik maailma kõige keerulisemad turundustööriistad, selleks ilmselt teil ei ole aega ja tahtmist ja huvi. Et mul on üks huvitav näide, kus üks Eesti jaekett ja üks tohutu suur e-pood üritasid kasutusele võtta sellist tarkvara, mille reklaam oli, et see teeb kõik ära. Sina paned ainult andmed sisse, kirjutad mingid lihtsad reeglid ja siis pärast võetad punast nuppu ja kõik turundus toimib. Põhimõtteliselt ise pidi alapana laua peale. Aasta aega juurutamist ja ilmselt 100 või 10 000 hiljem see asi projektist loobuti, et see ei tööta. Kasuta lihtsalt tööriistu. Kui sa tahad saata lihtsalt uudiskirja, saada lihtne uudiskiri. Kui sul on vaja mingit vorme teha, selleks on Google Forms. Kui sul on vaja ilusaid presentatsioone teha, tasuta tööriistad on olemas. Aga need ühendavad oma vahel. Lihtsalt integratsioonidega. Ehk siis kui sul on CRM, sa saad selle andmed tõmmata lihtsalt uudiskirja softi, sealt lihtsalt vormi softi, sealt lihtsalt e-poodi, mida iganes. See tegelikult tänapäeval on hästi lihtne kõik. Kui sul on üks selline tööriist, mis justkui peaks tegema kõike, siis tegelikult ei tee ühtegi asja väga hästi. Tavaliselt on selle otsa satutud, eriti Eestis, kus meil on andmed hästi vähe. Ma viskasin kiirelt valmis ühe video. See nüüd on Smiley keskkond pisut välja veninud, aga tavaliselt öeldakse, et uudiskirja saatmine võib olla keeruline, mingi HTML ja kuidas ma need tooted sealt e-poest lihtsalt sinna sisse saan, et see on ju käsitöö mõttetu. Tegelikult see on ülilihtne. Põhimõtteliselt on kõik nagu legoklotsidega lohistatav. Tõstan need asjad ringi sealt, RSS-ist saad tooted ka sisse. Neid tööriistu on veel, peale Smiley on kindlasti veel asju, mis sama asja toetavad. Aga siin on nüüd see koht, et oleneb, mida sa saadad. See peaks olema hästi lihtne, see peaks olema ilus, see peaks olema loetav mobiilsetel ekraanidel ja relevantne. Jällegi, kui ma segmenteerin, siis kui ma saadan rattahuvilistele rattaid, seal ei oleks mingit muud jama sees. Üks call to action ja mis on selle kirja point, on nagu oluline. See saab kohe läbi. Siin tulid RSS-ist nüüd mingisugused uudised. Ma ei pea nüüd käsitsi uuesti sisestama. Natuke tiimin kujundust ja põhimõtteliselt ongi valmis. 1 minut. Nii, hakkame saatma. Mis töötab? Soodusprotsendid ei tööta. Kui ma täna saadan, et kõik asjad on -20%, siis ma homme pean saatma kõik asjad -30%, ülehomme -40%, sellepärast et 20 ei ole huvitav. Nimetused töötavad, brändid näiteks.
jällegi, kui sa tead, kes mida ostnud on, kui sa suudad sellega teda kõnetada, oluliselt parem kui soodusprotsent. Saatmisel ei ole parimat aega, testitud mitu korda, saada millal tahad. Tegelikult on see vahe üliväike, tähtis on see, et sul endal oleks mugav. Või kui sa saad need protsessid automatiseerida, seda parem, las ta töötab taustal kogu aeg. Oluline on katsetada, AV testida, kõikides tööriistades on olemas AV testi võimalused. Katseta näiteks seda, et kui sa saadad lihtsama kirja versus natuke keerulisem kiri. Mobiilne tugi, tee näiteks natuke suurema fondiga, natuke väiksema fondiga. Meil on üks suur telekomi klient, kellega me siin just ennem rääkisime, et tehti jube ilus, kena kujundus, tohutult fancy ja seal samas kõrval lohistati selle sama tööriistaga kokku lihtne kujundus. Tegelikult see lihtsalt töötas paremini, sest ilmselt oli loetavam. Et ei ole ka kujundusel üldse olulisust. Ära saada rohkem kui üks kord nädalas, sest et tegelikult okei, kõik oleneb muidugi sellest, kas sul on midagi öelda. Kui sul on midagi öelda, siis see on nagu õigustatud, aga inimesed on pigem sellised, et kui see asi tuleb sagedamini kui üks kord nädalas, mõned asjad saadavad mulle iga päev, ma ei viitsi seda tegelikult enam lugeda. See läheb vaikimisi juba prügikasti või spämmi ja see on ebahuvitav. Cherry on hea näide. Cherry äri oli ehitatud selle peale, et neil tuli umbes 30% käibest tuli uudiskirjast iga päev 200 pakkumist postkasti segmenteerimata. Nii kui nad üritasid segmenteerida, käive langes, sellepärast et inimesed olid harjunud sealt lõpust neid nii-öelda kirsse tordi peale otsima. Aga pikas perspektiivis tulemused kogu aeg langesid, kuni ühel hetkel me kõik teame, mis juhtus. Ehk siis segmenteerimist ma rääkisin, masspakkumised ei tööta, igasugune täpsem sihtimine töötab oluliselt paremini. Seda on, ma järgmise slaidi peal kohe näitan, elementaarne vähemalt natuke segmenteerida. Mis veel? Kuidas huvitavamat uudiskirja teha? Räägi mingi story. Genius näiteks teeb väga põnevat uudiskirja. Neil on ka samasugused need uudised, nagu Delfi ja Äripäev ja Postimees saadavad, aga nad kirjutavad alguses kokkuvõtte, paar lõiku. Hästi põnev on lugeda, ma tavaliselt klikid seal juba nende linkide peale ära, et mis värk on ja siis alles kerin edasi, vaatan, mis uudised nad veel mulle saadavad. Ja võimalusel personaliseeri loomulikult, pöördu nimeliselt või paku seda, millest inimene huvitatud on. Sest personaliseerimine töötab. Seda ma rääkisin eelmine aasta natuke põhjalikumalt, aga meil on endal paar sellist päris head näidet, kus katsetasime personaliseerimist. Saatsime poolele baasile tavalise massposti, poolele baasile sellise, et vaatasime viimase aasta jooksul tehtud ostude põhjal, mis kategooriast see inimene huvitatud on, see oli üks raamatupood. Ja esimese kirjaga oli näha, et rahaliselt tulemused erinesid 5-6 korda, 10 000 eurosid. Kui sa vaatad uudiskirja protsente, siis need olid enam-vähem samad. Sihtimata kiri ja sihitud kiri, avamisprotsendid nagu ikka. Aga need andmed viidi integratsiooniga, ehk siis need, kes avasid selle kirja, viidi nagu nende ostutarkvaraga kokku. Ja nädal aega hiljem, kes olid käinud siis e-poes või tavapoes, sooritanud ostu, selle ostu summa vahe oli 5-kordne. Ehk siis sihtimine, personaliseerimine töötab. Täna paar jaeketti, ma tean, katsetavad juba üks ühele sihtimist. See on hästi põnev, me ise oleme ka ühe sellise projektiga seotud ja seal on muidugi palju andmeid vaja. Seda saabki teha siis, kui sul on sadu tuhandeid kliente, aga vaadates, mida sa ostad, kas need on pigem kallima klassikaubad või odavama klassikaubad, kui suur on nende perioodilisus, kas seda ostetakse sarnaste klientide poolt, nagu sina ostetakse ka. Ja jällegi, ühesõnaga need projektid on ka toonud selle raha tagasi umbes esimese korraga, et jällegi, kui vähegi võimalik, personaliseeri. Sa oled teinud seda, näed, mul on sulle siin sobiv asi. Teistsugune näide, kus personaliseerimisest otsustati loobuda. See esimene graafiku pool näitab üks nagu pulk nii-öelda on siis saadetud uudiskiri. Kui suur on olnud valim, on see punane joon ja kui palju teeniti selle uudiskirjaga lisakäivet tänu sellele nagu uudiskirjale on sinine joon. Ehk siis kui esimeses pooles oli see keskmine valim circa 10 000 inimest ja keskmine lisakäive oli umbes 30 000 eurot, siis ühel hetkel klient otsustas, et ei, ma saadan kõigile kõike. Valimi suurus läks üle 60 000 inimese ja keskmine käive langes 10 000 peale. Ehk siis kaotus oli mitmekordne.
nad muutsid seda strateegiat üsna kiiresti. Personaliseerimisest rääkides, millal seda tasub teha, kui te veel ei tee, siis see on kliendi elutsükkel tavaline. Siin on hästi palju, siin on kõik need asjad olemas, mida te täna ilmselt juba teete, kuidas kliendid tekivad, kuidas nad on, kuidas nad ära lähevad. Ja uudiskirja personaliseerimine algab siis, kui klient on tulnud, ehk siis first purchase, siis ta justkui muutub kliendiks ja siis tegelikult on juba see koht, kus saab talle, kui ta on nagu alles huvitatud kõigest, tema käest saaks küsida teoreetiliselt rohkem lisaandmeid ja selle põhjal personaliseerida, saata talle relevantsemaid pakkumisi või siis temale sobiva ajagraafikuga neid pakkumisi, mida iganes. Ja teine koht on seal lõpus, ehk siis kui on näha, et ta hakkab ära kaduma. Tema ostud muutuvad harvemaks, summad muutuvad väiksemaks, siis üritada kuidagi personaliseerimisega seda tagasi teha. Et kui seda vahepeal ei ole tehtud. Nii, teine asi, automatiseerimine. Käsitöö on kõige kallim töö. Olemasolevat klienti on oluliselt lihtsam hoida kui uut püüda. See läheb selle personaliseerimisega ka kokku, aga automatiseerimisega annaks teha näiteks selliseid asju, et kuule, tšau, sa pole 6 kuud käid meil, tule tagasi. Taustal töötab mingi protsess, mis vaatab, millal viimane ost oli. Jällegi, kuidagi on ostusüsteemiga see asi ühendatud. Või siis, kui te seda täna ei tee, kellel on täna e-poed? Ostukorvi meeldetuletuse kirjad lähevad? 1, 2, 3 artikli lähevad. Selle ostukorvi meeldetuletusega on võimalik teenida kuni 40 korda raha, rohkem raha versus see, kui seda ei tee. Jällegi, klient, kusjuures see läheb sinu teemaga juba hästi kokku. Klient teoreetiliselt juba tahab seda toodet ja seda jääb kuskil pidama mingil põhjusel, mis iganes on. Sa saad ta lihtsamini tagasi, kui sa kuidagi moodi siis nagu hiljem haagita uuesti enda külge. Ja üks asi, mille peale tavaliselt ei mõelda, on see, et tehingulised kirjad on tegelikult ju oluline turunduskanal. Aitäh, et liitusid. Siin on sulle kohe mingisugune esimene kupongikood ja midagi, ehk siis, et meelitada ta ostma. Või parooli meeldetuletus või ma ei tea, tellimuse kinnituse kirjad ei pea olema plain tekst. Need võivad olla sellised, et vaata kui lahe, nagu Amazon teeb sinu toode, aga teised kliendid on ostnud veel. Ilmselt e-poe tarkvarad võimaldavad seda ka üsna lihtsalt teha. Kui see veel ei ole, siis pange käima. Nii, mis tulevik võiks tuua? Uudiskirju me juba saadame, personaliseerime ka. Lugesin ühte päris põnevat artiklit, kus rääkis, kuidas tulevikus siis võiks nagu see ostuprotsess välja näha. Ja see võiks olla kuidagi nii, et kõik need sinu müügikanalid on ühendatud ühte kohta kokku. Kas siis mingi, mis iganes tokeni või mingi asjaga. Kui ma ikkagi mõtlen, et kuramus, mul oleks uusi pükse vaja, siis ma vaatan mobiilist, leian selle teie reklaami, vajutan sinna peale. Ma näen neid pükse, mulle need meeldib, viskan ostukorvi ja siis ma unustan ära, sest ma pean neid ära minema, sest mul saab see ettekanne kohe läbi. Aga see teab mind kuidagi moodi. Näed sa, kuidagi moodi ta teab. Saadab mulle meeldetuletuse. Kuule, tšau, sul on ostukorvis veel need püksid. Ja siis ma arvutist saan seda protsessi jätkata. Ja see kasutuskogemus on enam-vähem samasugune, nagu mul oli seal mobiilis. Et ei ole nii, et on nagu mobiiliäpp ja desktop versioon on erinev. Ma ütlen, et okei, ostan ära. Küsib, kuhu ma tahan seda saada, panen oma aadressi ja siis ta ütleb, et aga kuule, näe, sulle tee peale see meie kauplus, tule võtta see õhtul läbi, me pakime selle sulle ära. Sa lähed, võtad selle õhtul ära, 2 päeva pärast tuleb kiri, et kuidas sulle suured püksid meeldivad, siin on sulle kokku sobiv vest ka. Et seda nimetatakse nii-öelda omnichannel marketingiks, kus jällegi erinevad keskkonnad on omavahel pandud ühenduma ja tähtis on see, et mis andmed teil on ja kuidas te need omavahel suudate ära integreerida. Et tuleb alustada kuskilt kohast. Mingid esimesed nii-öelda use case'id valmis teha, ise neid katsetada, olla oma kliendi nahas, proovida, osta, viia tagasi, siis on näha, kuidas see teie ettevõtte nii-öelda ostuprotsess töötab, kas see on mugav ja kus need tüüpilised takistused võivad olla. Mis veel? Mina arvan, et uudiskiri ei ole surnud, lihtsalt selle iseloom muutub ja masspost ilmselt tulevikus kaob ära. Või ei kao, aga see filtreeritakse välja. Läheb pakkumist peale, läheb spämmi või läheb üldse kuskile musta auku, et jääb alles üks ühele suunatud sõnumi saatmine ja see töötab päris hästi. Aitäh!
Nii, kas on küsimusi e-posti turunduse maailma kohta? Küsin kõigepealt seda, et kas sina oled üks neid inimesi, kes on tellinud endale kõik need newsletterid Eestis põhimõtteliselt? Jah. Siis mul on kohe follow-up küsimus ka, et kui jätta kõrvale võib-olla sellised hinnapakkumised, et oskad sa võib-olla tuua mingisuguseid näiteid, täiesti personaalsest hinnangust, et millised, ütleme sellised poed, kes ei ole meediaettevõtted, kes teevad sellist head content'i, et on huvitav kuidagi lugeda või vaadata, et poed, e-poed. No näiteks jah, kuna meil siin on e-poed põhimõtteliselt, kes püüavad midagi müüa internetis, mingeid asju tavaliselt? Ma arvan, et jaekettidest on Selver ja Rimi minu meelest kõige nagu täpsemalt neid asju teevad. Ehk siis mind nagu iga kord, kui ma saan, siis ma ikka vaatan. Aga ma tean, neil on seal tohutud andmed taga, et mille põhjal nad seda teevad. Teine küsimus, mis mul oli see, et kui sa näitasid seda väikest näidist, kuidas sa pandi see uudiskiri kokku, siis sinna läks mingi blogipostid ja ta läks nagu omajagu pikaks. Ja siis mul tekkis nagu see küsimus, et mis see kogemus ikkagi on, et mis see nagu selline mõistlik pikkus on, et inimene otsustab, et lihtsalt see joru läheb nii pikaks, et seal tuleb lihtsalt mingisugune ballast lõpus. Jaa. No, hea, kui seal ees oleks mingi kõnetaja. Bännerit ei tasu alati kõige ette panna. Mingi tekst, mingi sõnum, et see nagu haagiks ära.